sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Nii. Aeg on rääkida meie nädala tegijaga ja seekordne nädala tegija tuleb meile Gruusiast maalt, mis on teatud lähiajalooliste sündmustega saanud meile väga sõbralikuks sõbermaaks. Ja mis seal toimus siis? Nimelt üks Gruusia vanaproua, keda ähvardab vanglakaristus sellepärast, et ta jättis naabermaa Armeenia ilma internetita ja armeenlased jäid tundideks ilma internetita 28. märts, sest võrgukatkestus oli ja selle põhjuseks oli üks 75-aastane Gruusia naine, kes lõikas vaseotsinguil Ksani külas läbi naabermaale viivad kaablid. Pensionärist kaablilõikujad võib oodata kuni 3-aastane vangistus ja meie oleme helistanud sellele Gruusia vanaprouale, et küsida, mis täpselt juhtus, mida ta otsis ja mis nüüd edasi saab. Hallo! Алло! Tervist, vasekratt! Tere! No kuida läheb? On juba okei. Olen tulnud tagasi oma kodusse. Pandi mind koduvangistusse. Kuidas teie nimi on, kui küsida tohib alguses? Gelenia. Gelenia? Ja rääkige Gelenia siis, mida te otsisite ja millega... Mis te leida tahtsite? No kui rääkida ametilikult, siis otsisin muidugi neid kaableid, aga mitteametlikult ma otsisin endale sissetulekut, kuna minu pension on väike, $100 ainult kuus ja olin otsinud maavarasid ja trihvleid. Trihvleid? Trihvleid, ja teate, see on selline seen. See on selline väga kallis seen, mis kasvab maa sees, neid otsitakse siigaga või koerga ja kaevate ulasse ja siis müüte maha nendele kallitele restoranidele. Meil on Gruusias on selline restoran nagu Tšinfinhvali, kus ostetakse see 1 kilogramm seen, kilogrammi hind on mitu $1000. Aha. Aga tegelikult, muidugi ma ei otsinud neid seeni, kes viitsib ja kes neid leiab, mul ei ole siigagi koer, ka ei ole, ma vihkan koerad, sest nemad, teate, nad kakkavad igale poole, ma vihkan seda, see on vastik. Ja tegelikult mina otsisin neid kaabeleid, sest et minu süüdistati loomulikult, et olete jätnud Armeenia ilma internetist. Paras. Ma tegin seda meelega. Ma tegingi seda ja tahtsingi seda teha, sest et kui minu külasse pandi internet, mina ostsin endale arvuti, teate, mulle väga meeldib, et kostan sugupuusid, raha eest olen kostanud sugupuusid ja üks Armeenia firma minule pakub ebaterve konkurents ja siis ei tahtnudki mina nendega ei saanud rääkida, saatsin kirjad, nemad mulle kirjavad vasta ja sõimasid mind ja mina mõtlesin, kurat lähen ja lõikan nende kaabel läbi. Siin uudistes Postimees, mis ma loen, on üks näiteks pildi peal kõrval üks väga kurb Armeenia emotüdruk. Täiesti, ta võib ennast ka lõikama hakata. Paras, lase lõikab enda. Lase lõikab katki enda tükiks. Te ei saa armeenlastega eriti hästi läbi? Ei saa, nad on... meil on ju siin teadaolevalt 3 riiki, on Armeenia, Aserbaidžan ja Gruusia ja nagu te isegi teate, siis on juba ammusest ajast see, et kuigi siin on 2 kristlikku riiki, meie ja armeenialased, aga Aserbaidžan, nemad on musulmanid, meie saame Aserbaidžanidega paremini läbi, sest et armeenlased on ju valetajad. Nad on ju valetajad ja nemad ütlevad, et nende kirik on kõige vanem kogu maailmas. Tegelikult on muidugi meie oma ja meie ole nendega kunagi läbi saanud ammu. Ja algab ka sellest, et üks Armeenia firma jällegi tema saadab minu aadressile see spam. Spammi? Spammi, ja paljud need reklaamid, ma muudku vajutan, tahan, et tooksid need tabletid mulle seal. Öeldakse, et kui teil ei ole olnud mitu aastat erektsioon ja erektsioon kohe tuleb, kui võtate tabletid. Minu mees suri juba 24 aastat tagasi ja tellisin need tabletid, võtsin siis ei midagi. Mitte midagi. Ei tulnud mitte kedagi, mitte midagi. Ma vihastasin täiega ja võtlasin, ma lähen lõikan need kaablid katki. Millega te lõikasite need?
Keeridega. Keeridega lõikasin, muidugi. Kus te leidsite, kus te teadsite, kus on Armeenia internetikaabel? No siin on ju kirjutatud. Meil on Gruusias meil on tsiviliseeritud riik. Meil on igal pool kirjas, mis siin on, kus siin on. Ega siis ei ole niimoodi, et sa lähed otsima. Ma teadsin täpselt, seal on suur silt. Siit läheb kaabel Armeeniasse interneti jaoks. See on suur silt on peal. Mina ronisin sealt, kõigepealt ma iritasin, ronisin posti otsa ja posti otsast lähevad need suured kaabelid. Sealt proovisin lõigata, need ei tulnud katki. Need ei tulnud katki ja kõrvetasid mind ja kukkusin sealt alla ja teate, no läksin katki. No see selleks ja siis võtsin labida ja hakkasin sealt kaevama ja leidsin need kaabelid ja lõikasin keeridega katki. Ahaa. Mis nüüd saab? No tahavad panda mind vangi. Tahavad mind panda vangi. Kaebatad edasi selle kohta otsuse? Kuhu? Edasi. Kuhu edasi? Aserbaidžaani. Soo. Et no selles mõttes, et te saate nagu vaidlustada selle, et te ei tahtnud seda teha või noh, et ei peaks minema 3 aastaks vangi või tahad? Ma ütlesin, et olen vaene. Ma ütlesin, et olen vaene ja pensioon on veike. Vangi pannakse ikka teid? Ei, no kes see panib minu vangi? Ei, mul on siin omad loomad ja linnud on tolitada, toimetada, need ju surevad ära. Ja mul on minu ema, ma pean oma ema eest hoolitsema. Ema mul on 97. Ahah. Jah, ega minu ei pane keegi vangi, see on lihtsalt, teate, see kirjutatakse Euroopasse, nii et nad arvaksid, et me oleme Euroopalik riik, aga noh, tegelikult ei ole. Meil on siin oma maa, omad kombed ja kõik armeenlased, kes minule teevad halba, mina lõikan teie kaablid läbi keeriga. Selge. Suur tänu, loodame, et teil läheb kõik hästi ja keeblid jäävad ikkagi terveks. No aitäh teilegi ja kui võimalik, siis lõikaksin ka teie kaabli läbi. Aitäh teile. Palun.